mina olen Mariana. Mina olen piloot projektist eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas. Meie pilootprojekti eesmärk on toetada vene õppekeelega laste eesti keele kasutamist. Ma õpetan oma rühma lastele eesti keelt. Meie haridusuuendus on Delfiini eesti keele kohvik. Selle eesmärgiks on aga laiendada Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti võimalusi meie lasteaias. Ma väga sooviksin, et minu venekeelsed kolleegid, et nende eesti keel oleks paremal tasemel, et nende eesti keele oskus oleks parem. No ja nii ma ootangi neid siis 2 korda nädalas kokandustuppa. Me joome seal kohvi ja teed ja räägime ainult eesti keeles. Täna ma olen tulnud siia oma hea kolleegiga Nataljaga. Ja nüüd ma tahaksingi Natalja käest küsida, et Natalja, räägi, miks sa käid Delfiini eesti keele kohvikus? Keelekohvikus me räägime eesti keeles nendel teemadel, mis meid huvitavad. Näiteks retseptid. Selle jaoks iga inimene pidi tooma kaasa oma toidu ja siis selitada, kuidas seda ta tegi. Me kuulame üksteist hoolega, mõistame, mõtleme kaasa, tähendame üksteist, loeme erinevaid tekste, mõistatame mõistatusi, mis annab Mariana. Hiljuti õpetajate päevaks me õpisime üks ilus laulu enne õpetajale ja siis laulsime teistele õpetajatele. See oli suur üllatus. Keelekohvikusse tuleb korraga 6 inimest. Nii jõuab igaüks rääkida, oma arvamust avaldada, ta jõuab sõna võtta. Natalja, ütle palun, mida keelekohvik sulle annab? Palju annab. Keelekohvikus on lõbus, me naerame palju, keegi ei riidle, ei ütle halvasti, vigad on lubatud. Siin ma ei karda räägida eesti keeles ja teha vigu. Natalja, mis sa arvad, kas sellest on ka kasu lastele? Muidugi, minu sõnavara rikastub. Mina võin õpetada uusi sõnu lastele. Näiteks kevadel me rääkisime kevadlilledest ja siis ma läksin rühma ja õpetasin neid ka oma lastele. Jaa. Aitäh, Natalja, selle eest. Ma tahan ütelda seda, et ma arvan, et keelekohvik on üks väga universaalne leiutis, sest teda võib ka läbi viia veebis. Näiteks selle aasta märtsis-aprillis me kolisimegi üle Zoomi. Ekraani taga saab väga mõnusasti, täiesti kontaktivabalt suhelda. Saab kasutada Zoomi võimalusi. See on valge tahvel, chat ja kõik teised asjad ka. Ja Zoom on justkui loodud selleks keeleõppeks. Samas ma arvan, et see keelekohviku tund aega nädalas, et tegelikult, et sellel on hindamatu väärtus. Me koos pürgime ühise eesmärgi poole. Me koos tahame seda, et nad oskaksid ennast väljendada riigikeeles, et nad väljendaksid ennast vabalt. Et see on nagu minu eesmärk, miks mina keelekohvikut läbi viin. Aga Natalja, kas sa tahaksid midagi lisada? Tahan küll. Mulle meeldib, et meil on nii toore ja südamlik õpetaja Mariana. Ma arvan, et kolleegide suhted paranevad, hoolivus ja austus kasvab. Tulge me keelekohvikusse, teed ja kohvi jooma, eesti keeles suhtlema. Aga miks mitte?
miks mitte? see on lõbus samm